Me kavatseme oma peagi sündivat last kasvatama hakata sooneutraalseid ja võrdõiguslikkuse põhimõtteid järgides. Jah, et ma olen ka siin Liisi raseduse ajal sellist kunstkõhtu kasutanud, et saada ka osaks siis sellest imelisest kogemusest, mis on rasedus ja ka raskest kogemusest, sest et me üritame ka selles olla ikkagi võrdsed. Ja vahepeal siis vastavalt Liisi kaalutõusule me ka lisame mulle siia kõhu sisse kruusa. Ja mul praegu on ühe sõbraga, kes toob voolikuid maale, on selline projekt või plaan, et me laseme siis mul paigaldada ühe sellise vooliku rinna juurde, et ma saaksin ka imetama hakata, sest et me üritame ikka võrdsed olla nagu kõiges. Ma arvan, et enne seda, kui ta 18 saab, me ei ütle teistele, mis soost on ja mitte võib-olla tal endale ka ei ütle. Jah, ma ei taha, et ühiskonnal tekiks tema suhtes mingisuguseid põhjendamatuid nagu sellise stereotüüpseid ootuseid, et mis soost ta on, mis ametisse ta peab astuma või mis ametit hakkama pidama. Et meie jaoks ta võib saada kunstnikuks, torumeheks, toruinimeseks, vabandust. Valus. Mul ka, jah. Et siis, kui ta 18 on, siis ta saab ise valida, mis soost inimene temast saab. Nüüd peaks olema küll võrdselt ju. Kuidas see täpselt võrdne on? Üks põrandapesu on 3-4 nõudepesu sõltuvalt nõude hulgast, päeva jooksul kogutud stressitasemest, mis omakorda sõltub ühiskondlikest normidest. Ehk et kui sa tahad seda võrdseks saada, siis sa võtad konstandiks, võtad ilusasti selle põranda, kui arvutad selle nõudepesu koefitsiendiga, saad kuskil ruutur 0,3. Kas sa ise mõtled jooksvalt välja, mis asi on nagu nõudepesu koefitsient? Ma üritan võrdne olla, aga mis asi on nõudepesu koefitsient? Et kui olen nagu naine, et siis nagu reaalaineid ei jaga, et nagu humanitaar ja pehmed väärtused. Sa ei pea kohe ärrituma. Et olen nagu naine, et siis nagu ärritan kohe rohkem või? Ei, me ärritume võrdselt. Mehed ja naised ärrituvad tegelikult võrdselt, sest et sugu on sotsiaalne konstruktsioon. Võrdselt ärritume. Kui me omavahel saame selle täieliku võrdõiguslikkuse ja võrdsusega hakkama, et elame enam-vähem võrdsetena või täielikult võrdsetena, siis ühiskonnas on meil päris keeruline. Ja inimesed ei mõista meid ja ei taha meid kohelda võrdsetena. Sest Liis käib praegu juba lasteaedadega tutvumas ja kõik on alati hästi sõbralikud temaga, et lapsevanemad, kasvatajad kutsuvad ta sisse tutvuma lasteaiaga. Siis minul on lood veidike teised, et kui ma olen käinud lasteaedadega tutvumas, siis... Jälle poisid, see on kõrvelt! Politseid on! 8 korda on isad mulle kallale tunginud, 12 korda on kutsutud politseid ja 5 ema on mind rünnanud käekotiga. Käekotiga? No, naised ründavad ju käekotiga. Naised ründavad, naised on mind rünnanud, emad on mind rünnanud. Mis on oluline on see, et kurb on, sest meid ei mõisteta ühiskonnas. Ma ei saa aru, miks. Kurb on lihtsalt.